No tere, armsad vaatajad! Oleme jõudnud ilusasse päikeselisse Leetu linna nimega Panevežis. Praegu on juba kell on 10.05 ja tegelikult mul on juba hommikune basseini triatloni esimene osa tehtud. Praegu liigun tipa-tapa vaikselt võistluskeskuse poole, kus 3 tunni pärast või natuke peale hakkab ratas ja jooks. Aga ma võin lühidalt natukene ujumisest rääkida, et tegemist oli sellise natuke aega näinud ujulaga, kus oli suur hüppetorn, järelikult ma arvan, seal tegeleti vetthüpetega ja samamoodi ka teiste ujumistreeningutega. Soojendusujumisel tundus bassein väga kiire, tõmme oli mõnus ja enesetunne oli hea. Ja üks asi, mis soojendusujumisel seal näidati mulle ja öeldi, et kuule vaata, et siin põhjas ei ole seda T-tähte nagu otseseintes on, siis pidi ikka soojendusujumisel korralikult läbi mõtlema, mismoodi ma selle pöördeseina juures vaatan seda seina, et millal see pööre ära teha, et mitte liiga vara ega liiga hilja. Aga paar korda ikka tuli, kus liiga vara läksin seina juurde ja siis kuidagi seal kägaras üritasin seinast kaugele tõugata, aga sellest nagu midagi erilist välja ei tulnud, et paar pööret läks sinna taha. Aga selles mõttes ujumine oli siuke normaalne, et 8.26 öeldi mulle seal basseini järjest. See on siuke rahuldav aeg, millega võib edasi minna ratast ja jooksu tegema. Ühel rajal ujus 2 inimest, ma olin äärerajal ja sain ujuda 2 inimese vahel. Et selles mõttes seal osadele panin ringiga või 2-ga panin sisse, et otseselt nad ei seganud mind, aga nagu mugav ka ei olnud ujuda. Aga selles mõttes triatloni värk ongi, et sa ei saagi ennast kogu aeg mugavalt tunda. Siis avavujumist ka natukene harjutada, et tekkisid lained ja nendega pidi hakkama saama ja su kõrval on keegi vend. Et selles mõttes oli huvitav ja teen oma kergeine ära, võtan ratta, teen soojenduse ja siis tuleb juba ratase jooks. Aga ma nüüd näitan teile natukene ka seda, mis siin milline see võistluskeskus on või rohkem täpsemalt, et milline see jooksurada meil on. Vahetusala on siin bussi juures. Siis me jookseme siit bussi juurest mäest alla, kõmm sinna, siis teeme vasak pöörde ja siis mööda seda äärt jookseme siia välja. Ja siis siit paneme edasi täie itsiga sinna välja, sealt tuleb uus tagasipööre ja siis mööda teist kallast samamoodi läheb see punane kivi, mille peal me jookseme, sealt mööda teist kallast, kõmm ja seal on finiš. No vaat siis, selline see võistlus oli, ma pikalt siin jutustama ei hakka, et ma panen siia poole ratta, distantsi Strava andmed, mida saate vabalt jälgida ka Stravas ja siis siia panen jooksu oma
et selles mõttes ma sain teada selle võistlusega, kus ma olen, mis me tegema peame ja väga siuke mõnus, tugev start siia hooaja algusesse. Jah, nagu videos nägite, ratast sõitsime esimesed 2 ringi kolmekesi koos ja viimased 2 ringi siis Igoriga. Selles mõttes meil koostöös ujus ja me saime kahekesi väga hästi sellise mõnusa raja peal ja kiire raja peal tugevalt sõita. Et kõik tänavad olid kinni pandud ja väga-väga hästi oli korraldatud see siis reguleerimine seal, et ei olnud inimesi tee peal ega autosid mitte kuskil, et suured plusspunktid korraldajatele. Ja samamoodi jooksus, et kõik olid väga hästi korraldatud ja ma olin väga positiivselt üllatunud. Ja kui sulle see video meeldis, siis viska julgelt pöial, pane subscribe'i nuppu ja kui tahad, et video jõuaks, siis tuleks teatena sulle telefoni, pane kelloke ja näeme juba järgmine kord. Tšau!